mõtlema, et kui oma avalikud esinemised nagu vaadata, kus ma olen esinenud, siis pärast Tallinnat ja Tartut on Vahemaa niisugune koht, kus mul on kõige rohkem avalik esinenud, et see on kuidagi kummaline tulnud ja see on tegelikult kõige raskem. Et tudengitele räägid, mida sa räägid, Euroopas on väga lihtne kõneleda, aga kohalike inimestele mingid sõnumid tuua, see on kõige keerukam, nii et mul on väga meeldib, ma olen jälle lahendama. Impealis mul oli laia teema, et muutuvad maastikud. Et selle all võib rääkida mida iganes, aga ma mõtlesin, et kui ma maastike tegelen, siis ma natuke jagan maastiku usku, siis vaatame natuke rahvusparki ja mõtleks koos, et kuidas edasi siin võiks toimida. Et maastikest on räägitud tunduvalt rohkem viimased paarkümmend aastat ja seal on omad põhjused. Et kui me vaatame keskkonnakaitse enda arengut, siis meil on väga palju ruumilisi meetmeid ja omavahel peaks kooskõlastama, ühildama ja maastikule juurdeminek on siin kõige parem. Et kas me räägime rohelisest infrastruktuurist, looduspõhistest lahendustest, ruumilisest planeerimisest, igal pool on maastikule juurdeminek väga kasulik. Teine asi, maastikku mõjutavad väga erinevad majandussektorid, metsandus, põllumajandus, transport ja kõik need valdkonnad peavad ka arvestama siis maastikulise juurdeminekuga. Ja kolmandaks, maastikust tegelikult, või maastikku on kirjutatud meie kultuur, meie tegemised, meie ajalugu ja see on üks nagu viis vastuseista üleilmastumisele. Täna teen juttu ka maastikukonventsioonist, mis on just ellu kutsutud selleks, et väärtustada seda kohalikku omapära. Ja aastasadu tegelikult, või aastatuhandeid oli tegelikult maastik puhtalt ressurss, ellujäämise alus. Siis viimased 20-30 aastat oleme toonud mõiste nagu maastikulised väärtuskriteeriumid, et kui midagi on väga püsivat, kui kuskil on väga püsiv struktuur, siis see on omaette väärtus, see on omaette kultuuriline fenomen ja ka sellest ma räägin paar sõna. Et lihtsalt loetelu nendest olulisematest tegevuste valdkondades, mis maastikuga seondub, konventsioonid, kui me vaatame UNESCO maailma ja kultuuripärandi konventsiooni, me oleme kaitsealadele andnud uusi funktsioone, oleme kaitsealad toonud linna, me püüame kaitsealade kaudu kliimamuutustega kohaneda. Me räägime moodsatest sõnadest, et on ökosüsteemi teenused ja kaubad, on looduse hüved, mis baseeruvad siis maastikule või ökosüsteemidele ja ka spirituaalsete ja esteetilise väärtuste laiem arvestamine kaitsealadel. Ja et oleks ikkagi akadeemiline loeng, siis teen oma lemmik maastiku definitsiooni ära, mis aitab nende aru saada, mis on maastik, mis on maastiku komponent, mis on maastiku element. Ja maastiku komponendid, mis on siis tegelikult muldkatte, veestik, taimkatte ja nii edasi, loovad tegelikult aluse selle potentsiaalile, milleks seda maa-ala saab kasutada, millist vilja kasvatada, millist tootmist arendada. Ja kõik need elemendid, need on inimrajatised, ükskõik kas need on kiviaiad, truubid või midagi muud. Ja kui nad on väga püsivad, siis nad omaette väärtusega, aga enamasti nende inimelementidega niimoodi, et kui nende funktsioon kaob, siis nad kaovad ka maastikust, kui neile uut otstarvet või funktsiooni ei anna. Ja loomulikult maastik koostab ka tunnetusest. See sõltub, mis piirkonnast Eestist pärit oleme, seda me ka hindame, et kui me siia sõitsime, siis me parima meelega rääkisime. Mina ütlesin, et mind Otepää kõrgustik või Haani ei kõneta, et me juured on Põhja-Eestis või Saaremaal. Et see on üks asi, et inimtunnetus. Ja loomulikult siis aeg ja protsessid, need maastikul alati 5 mõõdet, 3 ruumilist, aeg ja inimtunnetus. Kui rääkida maastikust väga lihtsalt, siis tal ongi 2 poolt, mis on läbi põimunud, see on loodus, see on inimtegevus ja maastik on täis siis meie erinevate ajastute jälgi, mis on jäänud. Need ma ka tihti siis väärtustamine. Püsivus ja struktuur on väga tähtsad mõisted maastikud mõistmiseks. Nüüd seda slaidi väga hästi vist kaugel ei näe, aga me vaatame siis maakatte muutuseid
globaaltasandil või Euroopas või ka Eestis, siis elurikkuse kaal on tegelikult kaks kõige tähtsamat põhjust. See on siis intensiivne maakasutus ja saaste ja viis tähtsamat või kolm ülejäänud tegurit on siis kliimamuutused, ülemäärane suhtsekasutus ja invasiivsed liigid. Ja see ilmusid sel aastal paar kuud tagasi. See peaks olema siis elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste koostöökogu, peaks olema see IPPS-i eestikeelne nimetus. Ja tegelikult elurikkus loob meile aluses tegelikult looduse hüvedeks. Me räägime erinevatest loodusest panustest inimese heaolu jaoks, ükskõik kas me räägime siis varustavatest teenustest, toidust, puidust või räägime reguleerivatest teenustest ja tegelikult kogu sellest elurikkusest sõltub ka meie elukvaliteet, ükskõik kas vaimne, emotsionaalne heaolu, kultuuripärand või lihtsalt elukeskkond. Ja tegelikult see, milline saab olema elurikkus ja meie heaolu, see sõltub tegelikult tänastest otsustest. Ja ma ei loodel illusioon, et isegi kui tänasel päeval teeksime kõik õiged otsused, kuidas majandada, kuidas hooldada, siis elurikkus kaob veel järgnevad 20-30 aastat ja võib-olla 30 aasta pärast hakkavad mõned kõverad siis minema üles tagasi. Jah, see oli elurikkus ja loodushüvede koostöökogu, ma mõtlesin, ma tegin mingi vale ütluse, et Aveliina Helm on Eesti esindaja selles koostöökogus ja seal oli kolm põhilist põhjust välja toodud, miks pärast elurikkus väheneb, et me räägime maakasutuse intensiivistamist, elupaikade kaost ja killustamisest ja just nimelt järjest rohkem me räägime teatud tulipunktide kadumisest, ükskõik kas me räägime liidukooslustest või räägime siis vanadest metsadest. Tegelikult Andres juba näitas seda Eesti vähenemist, mul on ka see graafik on sees, et kui me vaatame globaaltasandis, tegelikult on vähenenud nii liitude osakaal protsent kui ka mets. Eestis meil on mets just kasvanud rohumaade arvelt, aga ülemaailmne pilt on palju kurvem, eelkõige siis kõrgestumine või tehisalade alla minemine või mingisuguste põllumajanduspiirkondade laienemine. Ja kui me vaatame siis sama graafikuna, et tõesti meil oli Eestis 1,8 miljonit hektarit pooleuste kooslusi, meil on siis tänasel päeval järgi 80 000 ja 33 200 hektarit on siis hooldatud. Ja eriti drastiline on siis puisniitude langus olnud. Et siin on meil kõige rohkem nagu ära teha, et seda eesmärki täita. Ja meil on siis arengukavasse kirja pandud need eesmärgid, tegelikult on ju väga tööd tehtud, aga tegelikult need eesmärgid on ju palju suuremad. Et kui 41. aastal öeldi loomad siia, Mars koloosi, siis tänasel päeval räägime, et võtta loomad või hakkad loomapidajaks, tähendab, et kõiki hooldada, et see oli Keskkonnaameti mingisugusest koduleest kuskil võetud, vaja vastus öelda, mis see on. Ja me oleme siis tegelikult vaadanud rahvusparkide maakatte muutuseid. Ma jätsin siit välja praegu Soomaa, mis on väga erandlik. Ja tegelikult te näete kõikide puhul, et see rohumaa on siis roheline, et rohumaade osatähtsus on vähenenud nii Matsalus, Pitsandil, Karulal kui ka vähenenud. Muidugi seal on omad metoodilised küsimused, mis on seal Lääne-Eestis puiskarjamaa või see on puhtalt tehtud topograafkaart alusel ja seal tihtipeale võib-olla Vene võrtsakaardil põllumaad on liiga halvasti näidatud, aga tendents on nagu selline, et rohumaad on igal pool vähenenud ja kui me vaatame seda nagu siis pindaliselt ja vaatame siis Lahemaad, siis tegelikult et rohumaa osatähtsus on 2 korda vähenenud ja muu maa on samaks jäänud, mets on siis kasvanud eelkõige rohumaa arvelt. Analoogne tendents on siis tegelikult ka teised rahvusparkidelt. Ja see on hästi tänulik, et kõik on seda tööd meil toetanud ja tegelikult selle projekti algus oli ka Lahemaal ühe kaitse-eeskirja avalikustamisel.
et see oli vist aasta 2007 või 2008, olime kuskil Kolve külal olime jah, kui mis juhtum see oli tähendab? Irve metsakartulima. Jah, seal oligi tähendab, et me tutvustasime, et siin on väga väärtuslik loodusmets. Saalis tõusis üks härrasmees püsti, ütles, kuule, mis loodusmetsast te räägite, et mu vanaisa pani selle kartuleid tähendab ja siis hakati küsima, et kas üldse on mingi andmebaasi selle alusel otsustada, kus oli kartulimaa ja kus oli siis loodusmets ja tuli välja, et ei olnudki. Ja siis me tegime taotlusi kõiki ja nüüd tegime kõigepealt Lahemaa maakate andmebaasi, et vaadata siis põhilisi maakate tüüpe 6 ajalõikes, alates Vene Vertase kaardist. Me oleme teinud täna peaks ära kõik rahvuspargid. Hetkel me teeme Otepääd ja Otepää on kõige keerulisem, kõige suuremate muutustega, see on uskumatu arendus olnud seal. Aga kuidas, missugused viisid oleks sellest kohalikku kasu, sellest kaardi rakendustest, nendest pildidest, mis te tootnud olete? Kohalikul on, ma panin nagu järgmise kaardi, et selle ma panin just juurde Andres esimese ajal, eks ole, et kui mõni, nagu Martin just küsis, et kui nüüd kohalik kogukond, kujutame Lahemaa rannakülad, eks ole, see valge ala on see ala, kus maakate on muutunud ja enamasti nende valgete aladel on see ranna niit läinud metsaks enamasti võsaks, eks ole, siis üks asi on see, et mis on nagu selle ala taastamispotentsiaal. Et kust tasub nagu taastada, saame teada, millal see ala on jäänud kasutused välja ja Lahemaale me nüüd teise projekti raames me teeme juurde ka kraavid, et tegelikult see potentsiaali hindamise on väga tähtis ka teada, et kraabikatust ja kraavide seisu. Ta saab nagu vaadata, mis on selle koha ajaline järjepidevus olnud, et teha nagu otsuseid. Ja siin ongi siis tegelikult, et ühelt poolt on siin mõnes kohas tulnud peale looduskaitseväärtus, aga teises kohast on see tegelikult jällegi kohaliku kogukonna toimimise või tegemiste väärtus, et taastada kultuur maastikud karjamaadele, see on otsustamise koht, et ega siin ei olegi ühte ja õiget vastust, et peab kohapõhiliselt vaatama ja loomulikult kui nüüd mõni mets on nimetatud Natura metsaks, siis muidugi on seda väga raske maha võtta ja teha sinna rannahitta, aga neid muud juhtumid on teised, siin on tegelikult just nimelt kohaliku kogukonnal jääb see asi otsustada, et see on nagu ühelt poolt väga hea materjal kaitsena valitsejale ja vähemalt Ave ja Maret mulle on ütelnud, et on seda väga palju kasutanud, aga tegelikult iga maaomanik peaks, see on teine küsimus, et milline on juurdepääs. Aga võib öelda, kas see on avalikult kättesaadav? See on avalikult kättesaadav. Ja kaitsekorralduskavas on meil selle 9000 kaaspotentsiaali taastamise võimalus sisse kirjutatud. Kui loodusväärtused ei sega. Jah, et kindlasti peaks see maastik eriti rannikupiirkonnas muutuma natukene avatumaks või vähemalt säilima praegune avatus, et muidu on see ikka päris kurb. Aga see on nüüd siis nagu kohalikult hea teada, et seal oli kunagi kartulimaa. Aga nagu Enno siit nüüd läks, eks ole, Enno näide, ta põrkab ju kõikide reeglite, regulatsioonide ja korralikult. Kuidas sellega edasi, kas see läheb ka teatavalt ametkondadesse? See konkreetne juhtum on just see Natura metsajuhtum, sest et ajaloolised maagasid andmebaasi põhjal on ka endine karjamaa. Et see ongi seesama Karevi juhtum. Jah, et need on see ülevaade maakate muutustest. Teiseks me oleme rahvuspargis ja ma panin veel korra rahvuspargi määratluse, tegelikult rahvuspargi definitsioon on erinevaid, IUCN on seda püüdnud kriteeriumi leida, tähendab, aga ma võime öelda, et on suhteliselt suur loodus- või poollooduslik ala, mille pindala on vähemalt 1000 hektari ja meil on, IUCN ütleb, et oleks 99% võiks olla seda loodus- või looduslik ala. Sel juhul me saaksime teha rahvuspark ainult Põhja-Euroopas ja Euroopa kontekstis me räägime tegelikult just nimelt, et rahvusparki osa peab olema ka siis ajaloo ja kultuuripärand, et Lahemaa selles mõttes väga hea näide. Ja praegu me teeme oma 6. rahvusparki, eks ole, ja Eesti oma rahvusparkide arvult Euroopas on arvu järgi on ta täpne keskmine,
ta on 20 kohal, 5 rahvusparki nagu Leeduski. Kui teeme 6, siis me tõuseme Iirimaaga samale tasemele. Ja kõige rohkem rahvusparki on mis riikides Euroopas? Ma ei mälesta teada, aga esikolmik on teada. Kas Inglise rahvuspargid on rahvuspargid või ei ole? Ei ole. Vahepeal ei tahtnud. Et on Soome, Türgi ja Venemaa. Venemaa läheb ka Euroopa sinna, neil on igal pool 40 rahvusparki. Aga pindalalt on Eesti tegelikult ikka esi10 piiri peal, on praegu kuskil 4% vist territooriumit, natuke 4. Kui tuleb Alutaguse juurde, siis me näeme sinna päris kõrgele, protsentuaalselt vähemalt. Aga ja see Lahemaa rahvuse eesmärk ongi, et on siis nimelt looduse pärandmaastike kaitse on hästi oluline. Ja kui ma rääkisin nendest kriteeriumi loomisest, siis UNESCO maailma kultuuripärandi konventsioon siis 90. aastal võttis ka hindamise aluseks maastikuse kriteeriumid, et tõesti, kui seal on aastasadu olnud riisipõld, siis ta ongi kultuuriline fenomen, seda tuleb kaitsta, kui seal on Viljamaal istandus kuskil Ungaris või Loare olus, eks ole, siis ta ongi väärtuslik maastik, et see UNESCO maailmapärandi konventsioon teeb ka maastikulised kriteeriumid. Ja nüüd jõuame teise konventsiooni juurde, see on Euroopa maastikukonventsioon, mis jõustub meil nüüd kohe-kohe 1. juunil. Ma olen väga tänulik, et Andres selle allkirjastasid või aitasid dokumenti ette valmistada. Ja see on tõesti see konventsioon, mis selle looduskaitsekonventsioon. See kutsuti ellu Euroopa Nõukogus kohalike regionaalsete omavalitsuste poolt ja just nimelt üleskutsega tegeleda tavaliste argiste maastikega. Ja see preambulis on ära öeldud, et maastik ei saa olla mingisuguste krüstriaanide või pealine inimeste tegevusvõini või teadlaste oma, see maastik kuulub kohalikele. Ja teine hästi oluline võiste, mis see konventsioon nagu toob nagu keskkonnakorraldus, see on maastiku kvaliteedi eesmärgi määramine, et tegelikult siis kohalikul või regionaalsel tasandil, ükskõik kas on siis külakogukond või on see Lahemaa rahvuspark, me peaksime siis sõnastama, mis on meie eesmärk maastikulises mõttes. Ja see on ka tore asi, et lõpuks siis erinevad riigid said kokkuleppe, mis on maastik, see võttis kõigest aega 1,5 aastat, see mõiste nagu määratlemine. Ja ta ongi, eks ole, ta on just see kultuuripenomeen, ta on elukeskkonna hoidja ja avalikkust ühendav roll. Ja siis saate võtta teadmiseks, siis 1. juunil sama päev kui Lahemaa rahvuspark, eks ole, jõustub maastikukonventsioon. Ta on tegelikult samasugune, ma ütlen, et võrreldav Eesti õigusaktidest säästva arengu seadusega, ta ei ole ühtegi normatiivi. Ta on lihtsalt heade põhimõtete kogum, seal on teatud meetmed loetletud, aga ta toob meie igapäevakeelide teatud terminid. Me oleme üks osa Euroopast ja need 5 riiki ei ole veel allkirjastanud, need on siis Venemaa, Saksamaa, Austria ja mõned käärmisriigid. Ja see töörühm, mida Keskkonnaministeerium kokku kutsus aasta 2015, tegi väga ilus ülevaade siis erinevate sektorite kohta, kuidas nad maastikku mõjutavad ja mida peaks arvesse võtma, et ma siin nagu ei peatuks. Nüüd, mind on alati huvitanud see, et kui me võtame kaitse alla kultuurmaastikke, ükskõik kas rahvuspargis või maastikkaitsealadel, et kuidas tagada tegelikult kultuurmaastike järjepidevus, elujõulisus ja teine asi, et kas me saaks nagu hinnata juba 5-10 aastat ette, et kuskil piirkonnas on oht, et jääb ala kasutuselt välja. Ja kui tegelikult seda elujõulisust me püüdsime nagu määratleda 3 näite alusel, milline on demograafiline situatsioon, kui palju on ühes või teises piirkonnas uus ehitisi või antakse välja mingid lube ja 3. siis ettevõtluse pool. Et ma näitan ka seda ja tegelikult siis jah, et kuidas kultuurmaastik säilitada ja kuidas siis läbi kultuurmaastike, isegi kui nad ei toeta ainult elurikkust, me saaksime neid hoida. Eesti on hästi palju vaieldud selle üle, et kas loodushoid aitab kaasa ääremaastumisele või ta pidurdab seda.
ja noh, see oleks omaette loengut väärt, eks ole, et ütleme, sõltuvalt analüüsi paaridest me võime öelda nii või naa, aga see pilt on nagu üldine rahvastiku äraränne maapiirkondades siis kahe rahvastiku loendusperioodi vahel 2000-2001, kes võite vaadata, lilla puhul on siis kuskil kilomeetri kohta 5-99 inimest läinud ja te näetegi, et me teame, et Tartu, Pärnu ja Tallinna rõngas vallad, eks ole, on. Aga kui me seda indeksit nagu rakendasime, siis me võtsime aluseks rahvastiku andmebaasi ja need näitajad kõik elamuruumid edasi kõikide külade kohta. Eestis on 1500 küla, sul on umbes 110 külas ühtegi elanikku, mõnes on paar elanikku. Et kui me nagu vaatame selle potentsiaaliga, et millised külad, millises demograafilises seisus, millises majandusaktiivses nad on, palju ehitatakse, siis pilt läks välja selline, et nüüd punased on need külad, kus asjad on väga, väga halvad, eks ole, seal on siis elanikud kõik ühes vanuserühmas või on nad väga vanad, eks ole, või ei ole ühtegi ehitusluba antud. Ja meid huvitasid just need piirkonnad, kus on kaitsealad, mis hakkab juhtu näiteks Otepääl on kõik hästi, Aainas on halvasti, siin on tegelikult ka Lahemaal mõned külad, kus need näitajate järgi on lood halvasti ja muidugi me juurde paneme kaitsealad peale ja vaatame siis, milline on kaitsealade vööndite kaitse-eesmärk, mida huvitavad just need vööndid, kus kaitse-eesmärgiks on kultuurmaastik säilitamine ja Saaremaa hästi huvitav. Ja see on üks hästi huvitav näide, tähendab näidata, et milline Eesti piirkond on kõige enam tühjenenud ja see on Piirissaar. Piirissaar 100 aastat tagasi oli rahvastiku tihedus suurem kui tänase päeva Viimsis. Et oli 2000 elanikku ja pinda on 7,8 ruutkilomeetrit. Ja tegelikult me tegime sinna ju, mis kaitsealas me jääb, tähendab kaitseala, eks ole 2001, eks ole, et kaitsta siis rohekärnkonna. Ja nüüd on kõik need luhad või ütleme siis need rannaliidud sealt kadunud, rohekärgon enam ei ole. Kaira Sorikelle jaoks rohekärgon oli ainuke vaenlane, laiutab, enne ta sai porgandit ja kartulit ja nüüd ta sööb sibulat ja püühtarku ja kogu kultuur on ka nässus ja see on hea näide tähendab, et mis juhtub, kui liiga hilja sekkume. Ja tõesti, noh, kunagi oli see 2 kooli ja kõige noorem elanik on jah, oli praegu 32 aastane. Aga nüüd see majanduslik jätkusuutlikkus, just nimelt Martin küsis Igari käest küsimust, et kuidas ikkagi kaasa aidata või toetada neid väikeloomapidajaid. Me kirjutasime ühte toredat projekte, aga kasvõi rahastamist ja siis me korrasime kokku üle Euroopa niisugused näidised, kus kaitsealadel on tegelikult toimunud kohalike toodete väärindamine. Et tegelikult meil on rohumaad, meil on loomad ja riik või mingi regionaalpoliitikaga toetatakse siis selle toote väärindamist. Meil antakse, eks ole, brändimärk ja meil on Liivimaa lihaveis, eks ole, meil on Lahemaa lammas, aga eriti palju muud tooteid ei ole. Euroopas on hästi palju näiteid, et nimelt, et oleks nagu kogu see tootmistsükkel, tootmisahel oleks seal koha peal, eks ole. Ja loomulikult selleks on meil vaja elanike, Lahemaal on need, mis aastad elanike põllumajandusse toetajad, eks ole. Ja muidugi me peame natuke ka muutma võib-olla üldraamistikku, mingi toetussüsteemi või seadusandlust. Aga põhimõtteliselt just, et me räägime biomajandusest, me räägiksime Lahemaal kaitseala kesksest toote väärtusahela arendamiseks, mis siis hõlmab siis kuri turudamise välja. Teine asi, mis mulle tihti peale muret teeb, see on ka üks taid, me kasutame päris palju, et võib-olla meil on meie elu hästi palju keerneb igast näidikut ümber, et mõõdame oma tulemusi ja eesmärke saavutamist. Et võib-olla peaksime mõned näidikud kultuurmaastiku osas nagu ümber tsiteerima, et me võtame need samad põllumajandustoetused, eks ole, et siis me raporteerime, et mitu kilomeetrit kiviaedasi me rajasime kuskile Muhu saarele, eks ole, palju meil on loomi või karjamaid, eks ole, või palju energiakultuure kasvatame. Aga tegelikult, nagu mis kõnetaks kohalikku, oleks hoopis sellised näidikud, et kui palju meil on külastajaid, kui palju on meil turismi käsitletud tooteid antud piirkonnas tehtud, eks ole, või kui palju on siis elurikkust kuskil
Võlluserval. Ja 2 või 3 viimast slaidi, et see oli püsti tõusnud, aga ma olen tempot hoidnud, et globaalse tasandil seesama koostöökogu tõi välja, tähendab jah, et me peame natuke midagi muutma oma looduskaitse korralduses. Ei piisa ainult kaitsealadest, me peame tulema kaitsealadest välja, eks ole, ja mõtleme siis, millised võiks olla sellised tulipunktid, mis pakuvad meil või toetavad looduse hüvesid väljaspool kaitsealasid. Räägitakse ökoloogilisest intensiivistamisest. Kontseptsioon on mingi uus, ma ei oska seda väga detailselt rääkida, aga põhimõtteliselt, et meil oleks siis sellised rohualad või rohumaad, mis oleks jäetud looduse jaoks, kus meil siis teatud kahjurite vaenlased elaksid ja nii edasi. Ja loomulikult siis see taastamine, liitu rajamine, et see, et me taastame seal Alvarehit ja Põisliite, kus Lääne-Eestis käite kuidagi kaasa elurikkuse taastamisele Järvamaal või Võrumaal. Aga nüüd viimane slaid, mille üle võib-olla pärast me saaksime ka paneelis nagu rääkida, et mõned on just trafaretsed märksõnad, aga me peame nüüd juurde tagasi tulema. Tegelikult üks märksõna ongi see koostöö. Ja koostöö nii valdkondade vaheline, eks ole, ministeeriumite vaheline. Meil on 2 katsed kohal, mis on hea koostöö, mille on teil hea koostöö või? Väga hea koostöö, väga hea. Riigi tasandite vahel, kohalik omavalitsus, riigi keskaparaat, eks ole, ja meil tekib järjest tugevam kohalik kogukond, et meil on olemas partner ja eriti kaitsealal peaks see dialoog olema veel intensiivsem. Lahemaal ja Karulas on selles väga näited selles osas. Ja kohalikud kogukonnast peavad olema omad usaldusisikud ja arvamusliidrid. Ma rõhutan alati teaduspõhisust, et suhteliselt tore oleks, kui tippis on ikka raha vähe, võib-olla järgmast on rohkem raha, kui me ressurssimaks uuesti tõstame, eks ole, põlevkivil ei ole. Okei, see võetakse ära, ma tean, see ei võetakse ära. Aga mõtle, et metsandus on väga hea, et seal on nagu rakendusuuringud antakse raha. Looduskaitses, kaitsealade rakendusuuringud on kõige rohkem, eks ole. Siis me oleme hästi kriitilisel perioodil praegu. Illar nimetas, et tehakse siis ka uut põllumajanduse kalanduse see oli valdkonna arengava. Et mida see nii sisse kirjutaks, et kas me jätkame kõikide toetustega või olulised toetustega, et raha on vähe tervikuna põllumajandustoetusteks ja kindlasti ju see vaidlemist ja kaklemist on üks jagu, et oleks hästi oluline ikkagi, et praegused toetused jätkuksid ja tuleb mõned uued veel juurde. Seadusandlus, et me kardame Eestis erisuste tegemist, et aastat oli see tabu teema, nüüd on meil teatud erisused seal hülgeküttimisel, meil on mingid erisused rannakalanduses. Euroopas on väga riiki, kus ka kaitsealadel rahvusparkidel on erisused. Et ilma nendelt on meil väga raske nagu midagi saavutada, see on üks osa regionaalpoliitikast, eks ole, ja need erisused peaks olema ka paindlikud ja kohapõhised tihtipeale. Ja siis samas näitlikult arendamine, mis kõnetaks nii kohalikku või ühiskonda laiemalt. Ja seesama biomajanduse väärtahelite toetamine samamoodi keskselt, võiks ka üks teema olla. See on kõik. Aitäh Kalevile ja küsimusi ma ei luba praegu esitada, sest ma tean, et Kalev on meil peale olemas, mistõttu seal läheb suuremaks küsimuseks ja vastamiseks kindlasti. Aga praegu siis lõuna ja proovime 25 minutiga hakkama.